Mis on ESG aruandlus ja milleks see meile üldse vajalik on? Vaatame koos järele. Nagu see termin juba korra on läbi käinud, siis ESG viitab 3 teemale, mille kohta nüüd ettevõtted ja organisatsioonid peavad hakkama lisaks majandusaasta aruandele kestlikkusaruandlust tegema. Aga kes peab seda tegema, miks peab seda tegema, mis andmeid koguma? See alles on selgumisel. Aga vaatame, kaugele me oleme jõudnud ja mida võiksime igal juhul teha, olenemata sellest, kas see on kohustuslik või mitte. Euroopa Liidu kestlikkusaruandluse teemastandardeid on kokku 10 ja 5 nendest on siis seotud tähega E ehk keskkond, 50 ehk pooled on keskkonnateemad, mida pannakse ette siis avalikustama. 40 on S-teemad ehk siis sotsiaalsed ehk inimestega seotud teemad ja 1/10 on G, governance ehk juhtimise äritavadega seotud teemad. Nii et ESG teie ees 10 teemastandardit ja ametlikult on neid kokku 12, ehk siis esimesed 2 standardit on sellised üldised standardid ka veel lisaks. Aga igal juhul, kui me räägime ESG-st ja aruandlusest, siis 5 on kestlikkusega, keskkonnaga, E-ga seotud teemad, 4 on S-iga seotud ehk inimestega seotud teemad ja 1 on juhtimisega seotud teemastandard. Ja igal teemastandardil on nimi ka ja selle kohta on juba eestikeelset materjali tänaseks päris palju olemas. Aga tõepoolest, kuna see standard ja kohustuslik aruandlus ja kohustuslikud andmepunktid, mida justkui siis aruandluses ettevõtja peaks kajastama, on veel muutumises, siis hetkel justkui veel ei saagi 100% kindlalt väita, et kelle jaoks see aruandlus on kohustuslik ja kelle jaoks mitte. Teame, et väga paljud ettevõtted, kes veel aasta tagasi justkui valmistusid kohustuslikku aruannet koostama, seda enam tegema ei pea, sest piirmäärad muudetakse ära. Et kui esimeses versioonis oli töötajate arv 250, käive 50 miljonit, varade maht 25 miljonit, piirmääraks 2 järjestikusel aastal, siis nüüd need piirmäärad on muudetud ja ülimuslikuks piirmäära komponendiks tehti töötajate arv. Ja hetkel me teame, et see on 1750 peale lükatud, kas see nii jääb, selgub õige pea. Nii et kui te vaatate seda koolitust 2026 keskel, siis loodetavasti on need teadmised juba paika loksunud, kes, kui palju ja mida kohustuslikus korras aru andma peab. E-ga seotud standardid käsitlevad kliimamuutusi, ehk siis samane CO2, kasvuhoonegaas, saastus, reostus, õhusaaste, veesaaste, pinnasesaaste, vesi ja mereressursid, elurikkus, ökosüsteemid ja ringmajandusressursid, jäätmed. Ja ühe korra on siit koolituselt juba läbi käinud minu poolt küsimus, et miks vesi ei ole ringmajanduse all. Et E5 standard, kus siis käsitletakse jäätmeid ja ringmajandust ja materjalide toorme, kaevandatava, kasvatatava toorme taaskasutust, käitlust, siis tõepoolest vesi on A, ta on nii tähtis, et talle on igal juhul vajalik oma käsitlusmõõdikud ja standard. B, ta ei ole kaevandatav, kasvatatav. Nii et tehniliselt siis tõepoolest terminoloogiliselt veeringlus või vee taaskasutus tootmises, tööstuses justkui ei lähe ringmajanduse alla definitsiooni poolest, aga oma olemuselt on see ikkagi ressursiringne kasutus. Nii et ikkagi jätkuvalt taaskasutage vett ka, isegi kui ta justkui siis sinna ringmajanduse alla terminoloogiliselt ei mahu. Talle on pidulikult oma standard eraldatud. Et 5 keskkonnaga seotud teemat, 4 S-iga, töötajatega seotud teemad, oma töötajad väärtusahelas, inimesed meie kogukonnas, mõjutatud kogukonnad ja meie tarbijad, lõppkasutajad, kliendid loomulikult.
Ja G nimega äriline käitumine, kuhu alla siis lähevad kõik meie juhtimiskvaliteediga seotud teemad, protsessid, vastutajad, süsteemid, võib-olla meie ISO standardid, kvaliteedistandardid, keskkonnamärgised, valdkonna juhtimised, kes üldse vastutab eelnevalt loetud 9 teema eest ja nii edasi, nii edasi. Nii et 10 teemat on Euroopa Liit oma kestlikkuse aruandluse standardites välja pakkunud, mille kohta ettevõtmine peaks aru andma, kui üks või teine teema peale olulisuse hindamist on temale lauale alles jäänud. Aga vaatame seda täpsemalt ka. Milleks siis üldse see kestlikkuse aruanne? Meil on ju majandusaasta aruanne, me võiks ju sinna ka öelda, lisada ühe lõigu, et me oleme tublid, sorteerime prügi ja vähendame veetarvet. Aga sellest enam ei piisa ja seetõttu ongi siis see aruanne justkui meid surunud ja sundinud õpikõverasse ennast viskama kõiki koos, et aru saada, mis on see ekstra miil või mida ma veel saan teha, mis avaldaks positiivset mõju keskkonnale. Kas ma saan mingi materjali välja vahetada, kas ma saan soojust tagastada, taaskasutada, päikesepaneele, taastuvenergiat iseenda tarbeks toota. Kas ma saan ise mõne kestliku tehnoloogia välja arendada. Tehnoloogiatest me väga palju veel räägime ka. Aga enne kõike see aruanne siis suunab ettevõtja analüüsima kestlikkusaspektidega seonduvaid riske, võimalusi ja mõjusid. IRO analüüsiks kutsutakse seda, kui te olete kuulnud, siis teate, et see tähendabki seda impacts, risks, opportunities, mõjud, riskid, võimalused, et ettevõtja analüüsib siis kõik need vastu kestlikkuse aruandluse teemasid, standardeid, et avastada enda jaoks võib-olla mõni uus risk, võimalus või mõju koht, mille peale ta ei ole varasemalt oma äritegevuses mõelnud. Ja selle avalikustamise mõte, ehk et miks ma siis peaksin avalikustama neid tuvastatud mõjusid, riske, võimalusi, on just see, et me saaks kollektiivselt õppida. Et me saaks teada, mis on parimad praktikad, parimad võimalikud tehnoloogiad, kuidas vähendati jääke, jalajälgi, negatiivset mõju keskkonnale, suurendati saaki ruutmeetri kohta, vähendati veekogust ühe partii tootmise kohta, et kuidas ettevõtmised on lahendanud oma kestlikkuskomponendid või aspektid või murekohad selliselt, et see on toonud positiivse tulemuse ja on ka kasumlik. Ehk et oleks võimalik õppida teistelt, kogeda, näha, vaadata, mida teised on teinud, et me igaüks ei peaks siis seda jalgratast leiutama, kui parimad praktikad on juba kuskil kätte saadud. See on justkui siis suur mõte asjal. Teine suur mõte asjal on võrreldavus, ehk et see on nüüd kõige suurem pudelikael hetkel veel. Näiteks kasvuhoonegaaside arvutus on väga keeruline, kuna eriheitetegurid, millega neid valemeid seal kokku monteeritakse, on väga erinevad piirkonniti. Erinevates piirkondades erinevad komponendid mängivad erineva kaaluga rolli, transport, maa kaudu, õhu kaudu, laevaga, kui pikka teed on vaja läbida, kus kasvatati, kus kaevandati ja nii edasi, nii edasi. Ehk et see võrreldavus, jalajälje võrreldavus on veel ka nii-öelda paika loksutamisel, aga jätkuvalt, kui me neid harjutusi ei tee, kui me lööme käega, ütleme, et ootame, kuni paika loksub, siis seda võrreldavust ei pruugigi tekkida. Meil ei pruugigi tekkida nii-öelda faktilist teadmist, võrreldavat numbrit, mida siis kas vähendada või positiivset mõju suurendada, et me teadlikult saaks kestlikkuse strateegiaid integreerida, juhtida, mõõta ja kasumlikult äri ajada, olles tasakaalus loodusega. Nii et seal see õpikõver on meil kõigil ühine ja ma väga loodan, et keegi lihtsalt alla ei anna. Kuigi see on väga keeruline distsipliin, väga segane distsipliin, mürarohke distsipliin, vastukäiva info rohke distsipliin, et sellega kindlasti ei vaidle, aga need, kes on saanud vastustele pihta, tehnoloogiatele pihta, tulemustele pihta, annavad tooni ja näitavad eeskuju ja seepärast ka see avalikustamise komponent on vajalik. Ja Eestis tõepoolest see
kohustuslik kestlikkusaruandlus hakkab suure tõenäosusega kehtima üksikutele, väga-väga suurtele ettevõtmistele, mis ei tähenda, et kõik ülejäänud siis justkui enam midagi tegema ei pea. Ja kõige sellisem olulisem metoodika nii ettevõtte vaatenurgast kui ka siis justkui selle aruandluse vaatenurgast on metoodika nimega kahese olulisuse hindamine. Ja miks see ettevõtte vaatenurgast on oluline lisaks siis sellele bürokraatiale on asjaolu, et see metoodika tõepoolest võrreldavalt võimaldab läbida riskide võimaluste mõjude analüüsi, aru saada, millised kivid on veel ümber keeramata, kas meid väärtusahela üleselt mingisugune risk ohustab, kas me saame seda kuidagi maandada, kas me saame ennast teha ressursitõhusamaks, kas me saame jäätmeid väärindada, kas me saame mõnest jäägist hoopis edasi müües teha müügiartikli, et otsida kõik need ärivõimalused sellest valemist üles, mis on ka loodussõbralikumad käigud. Nii et selline riskide mõjude võimaluste analüüs tõepoolest lisaharjutusena veel kõigele sellele, mida me seni nagunii oleme teinud oma riskianalüüsides ja äristrateegiate disainides. Tuleb üks komponent juurde, kuidas veel paremini teha, kuidas veel tõhusamalt teha, kas me saame midagi välja vahetada, kas me saame ise midagi uut luua, uut tehnoloogiat luua või võtta üle turu parimad praktikad, mida näiteks ühes või teises suurettevõtte kestlikkuse aruandluses on kajastatud ja näiteid me kohe varsti vaatame ka. Ja kahese olulisuse hindamist metoodiliselt on meil kõigil nüüd võimalik teha täiesti tasuta ja kasutaja mugavalt tööriistaga nimega ESG Tool. Ja ma võtsin siit 2 sellist screenshoti välja ka, et kuidas siis seal neid mõjusid hinnatakse ja riske ja võimalusi hinnatakse, et nad on mõlemad metoodilised kindlate komponentidega, mida tuleb läbi siis hinnata, analüüsida, arutada juhtkondadega, valdkonnajuhtidega, et aru saada, kas üks või teine kestlikkuse aspekt, mis tuleneb siis sellest standardist, 10 teemastandardist, alamteemadest, kas meid kuidagi üks või teine mõjutab või ei mõjuta. Ja oluline on kindlasti meeles hoida, et mõju võib olla nii positiivne kui negatiivne. Ja kõik teemastandardid reeglina ühelegi ettevõttele ei kohaldu. Ehk et on vähe või pigem isegi üksikud need ettevõtted, kes tõesti peavad 10 teemastandardit lahkama, sest nad justkui mõjutavad kõike ja kõiki ja kõik mõjutavad ka neid ühte või teistpidi. Siis sellise keskmine pigem on 5 olulist teemastandardit, mõningal juhul võib olla 7, mõningal juhul 3. Nii et peale olulisuse hindamist see ettevõte saab joone alla endale teemad, mis siis kestlikkuse aspektidest tulenevalt lisanduvad uute riskide võimaluste mõjudena strateegiatesse, mõõdikutesse, tulemustesse, eesmärgi sõnastustesse. Nii et seda ei pea kindlasti kartma, et kõik peavad nüüd kõik 10 teemat tohutult hakkama mõõtma, juhtima, aru andma, et kahese olulisuse hindamise käigus just nimelt sõelutaksegi välja need teemad, mis on olulised. Ja informatiivsuse mõttes neid ei pea pähe õppima kindlasti, aga et sa teaks, siis seal metoodika sees on veel päris head sellised raammetoodikad või mõisted ja suunised, kuidas siis seda kõike analüüsida. Üks on selline LEAP metoodika, tuleb esitähtedest LEAP, locate, evaluate, assess, prepare ja siin taga eestikeelsena olemas. Lisaks on olemas loodusega seotud füüsiliste riskide kategooriad, mis on siis kas akuutsed riskid, kroonilised, poliitilised, tururiskid, tehnoloogiaga seotud, mainega või vastutusega seotud riskid. On olemas loodusega seotud võimalused, samamoodi ressursitõhusus, tooted, teenused, maine, ökosüsteemide kaitsmine, loodusressursside säästev kasutamine, et tegelikult need kogu maailma teadmine, mis ongi võib-olla keskkonnaharidusega doktorikraadiga inimestel, on ka toodud siis sellistesse metoodilistesse kokkuvõtetesse, mida
kõik inimesed, kes varasemalt võib-olla ei ole nende distsipliinidega kokku puutunud, saavad ka siis lihtsasti omandada või läbi käia. Kliimaga seotud riskid samamoodi on listitud ja ära kirjeldatud koos näidetega, millised nad on, mida me peame nüüd tuleviku kindlust silmas pidades läbi analüüsima ja kas mõni neist kohaldub meile või mitte. Nii et saate ka siit video alt pärast linkide alt need dokumendid kõik üles leida ja täpsemalt vaadata, aga praegu seda kõike meelde kindlasti jätma ei pea, lihtsalt infoks, et seesugused metoodikad ja nimekirjad on olemas. Lisaks on olemas seesugune nimekiri nagu ökosüsteemi teenused, viisakad inimesed pidid ütlema ökosüsteemi hüved ja see tähendab siis seda, et kas üks või teine ettevõtmine ühest või teisest looduse hüvest on sõltuvuses, kas minu tootmine on sõltuvuses mõnest kaevandatavast või kasvatatavast toormest ja milliseid me kasutame, kas on oht mõne lõppemisele. Ja siit leiate ka alt linke, lisamaterjale, küsimusi ja allalaetavaid lõuendeid, et ennast veel rohkem kurssi viia.